Tallinnas Õismäel kukkus Allan Ameljušenko Rottweiler Morton 5. korruse aknast alla ja sai raskelt viga. Nii vähemalt väideti. Kuidas aga selline asi üldse juhtuda sai, kas on ehk tegemist mölaka koera omanikuga? Tundub, et siiski vist mitte, aga las peremees pajatab oma üleelamistest ise. Eks ta teiste sellesama mänguväljaku külastajate jaoks juhtus siis kella 6 paika õhtul, nagu ma aru sain, et kuuldes lihtsalt ühte väikest mürtsatust selja taga muru sees ja avastati, et see on siis üks selline täitsa elus koer veel, kes sealt siis nii-öelda mänguväljakule kohale ise nagu kommerdas, et suures šokis ja sedasi loivates, ta on selline suht inimeste sõber, et eks ta tuli siia mänguväljakule nii-öelda siis tuge ja abi otsima nii-öelda täiskasvanute ja laste juurde, et akna tegin lahti ise, kuna maja toaaknad on nii-öelda päikesepoolsed ja seal läheb väga lämmik sees, et tegin akna paukil, et väikegi värske õhk sees nagu läbi käiks ja mis sa siin öelda oskad, eks selles osas olen kindlasti mina süüdi. Pärast sellist kukkumist tundub igati loogiline, et koer jäi vigaseks. Esimene asi, kui me kuulsime, et tulemus on koer, kes kukkus alla 5. korruselt, ma küsisin, kas ta mõne jala peale toetab ka. Peremees ütles, et ei, ta tuleb ise. See oli pisut üllatav. Koer tuli ise, kõndis natukene küürus. Mis on ka aru saada, oli see lopsu saades ilmselt kõnniks ka natuke küürus. Aga muidu elulised näitajad olid täiesti korras. Kui siin koera nagu puututada tahtsime ja tõesti kombata, et oma käega veenduda, et ühtegi luud seal katki ei ole. Et siis tõesti nagu natuke protesteeris selle vastu urinaga, aga ikkagi õnnelik koer minu meelest. Tõsi ta on, et umbes 50-kilose koera müraka 5. korruselt alla sadamine hästi lõppeda ei saa. Aga näed, saab ikka küll ja selle elavaks tõestuseks on Morton ise. Täiesti uskumatu, aga seda lendkoera paar päeva pärast õnnetust keegi jalutamas näha küll ei lootnud. Morton aga jalutab nagu vana mees. Õnnelik õnnetus küll, aga Allan Ameljušenko meel on siiski mõru. Mees pole rahul loomade varjupaiga tööga Tallinnas Viljandi maanteel. Allani 5. korruselt alla kukkunud koerale tuli varjupaik järele alles 2 tundi pärast õnnetust. Kui mees läks oma lemmikut sealt ära tooma, hakkas tema peale varjupaiga naisdispetšer lausa röökima. Selle peale vastati suht esimese asjana, et ma kutsun teile praegu politsei, te olete eramaa peal, suht hüsteeriliselt juba, et ma olen kurjategija ja ma olen teid hoiatanud ja eks ma siis ütlesin ka, mis ma tast arvan. Kindlasti küll vabandasin pärast seda, tean, et eks see asi ei ole niivõrd isiklik ja see inimene kannab sellist poolikut vastutust kogu selle üle, mis seal toimub. Selline asutus, selline telefon ja seal töötavad inimesed vajavad koolitust selle kohta, kuidas käituda ja suhelda nii-öelda kriisiolukorras inimesega, kes on tegelikkuses šokis. Aga lõpp hea, kõik hea. Peremees on siiski õnnelik, et oma koera tervelt kätte sai ja tänulik kõigile, kes Mortonit aitasid. Siinkohal suurimad tänud kõikidele nii-öelda selle loomahoiupaiga töötajatele, kes ta eest siis siiski hoolt kandsid nendele samadele headele naabritele ja maja elanikele ja lastevanematele ja lastele, kes siin olid. Nüüd on see pidu läbi, et enam ei julge hakanud lahti jätta. Lahti jätan ikka, aga eks ma üritan siis mingi sellised vähemalt loomakindlad tukud sinna panna, et kas ta inimest peab, on teine asi, aga vast nagu koer siis nii-öelda haake java. Samas ettevaatlik tasuks kõigil loomaomanikel olla, sest Loomakaitseseltsi andmetel on Morton juba 4. koer, kes sel suvel kõrgelt alla prantsatas. Teadmiseks veel nii palju, et teistel kutsadel nii hästi ei läinud.